Riigikogu maaelukomisjonis toimus avalik istung Rail Balticu teemal. Millest rääkisite? No me rääkisime sellest kõigepealt, et mis selleks aastaks planeeritud on. Siin, kui Rail Baltica kokkulepe ratifitseeriti, siis sinna lisati punkt, et Rahandusministeerium peaks iga uue eelarve aasta juurde panema Rail Baltica täpsed punktide kaupa ja rahaliste summadega tegevusplaani. Nüüd IRL-i kuuluv rahandusminister ei olnud seda teinud ja meie komisjoni esimees, kes on ka IRL-is, hakkas seda etteheidet tegema ametnikele, mis antud juhul praegu ei olnud õige. Kas IRL-i kuuluv rahandusminister Toomas Tõniste osales maaelukomisjoni avalikul istungil? No tegelikult on küsimus poliitilises vastutuses laiemalt. Et see on väga konkreetselt Rail Baltica on üks projektidest, kus poliitilise vastutuse hägustamine toimub või peidetakse ära mingisuguse valge looriga. Keegi ei tea täpselt, kes mille eest vastutab. Nii ei olnud ka täna kohal IRL-i kuuluvat rahandusministrit Toomas Tõnistet ega Keskerakonda kuuluvat majandusministrit Kadri Simsonit, kelle vastutusalades nii siis Rail Baltica rahastamine kui ka siis Rail Baltica muud tegevused konkreetselt lähevad ja sest on väga kahju, tähelepanu suunatakse ametnikele, aga samas ka ametnike struktuur on mõnusalt hägustatud, et mingid asjad on Eesti firmas, mingid asjad on ministeeriumi vastutada, mingid asjad hoopis Läti firma vastutada ja kõik see soga kokku on paras pudru ja kapsad, ütleme niimoodi. Ja kui on selline pudru ja kapsad juba, siis need on need kohad, kus kipuvad tekkima igasugused korruptiivsed sündmused ja need, kes osega riigivargad, kes näevad siin nagu head teenimisvõimalust, on kindlasti oma pilgud juba ära teeritanud selle projekti peale. Artur, te olite väga veendunud selles, et 80% eurorahast, mis peaks Rail Balticut katma, ei tule kunagi Eestisse. Miks? No me vaatame, mis toimub praegu, et toimub Brexit, kus inglased lahkuvad Euroopa Liidust ja nad on ühed suuremad netomaksjad Euroopa Liidus. See tähendab, et igasugused sellised projektid vähenevad. Eesti enda positsioon on muutub järele aidatavast maast enam-vähem normaalsesse seltskonda jõudnud maaks selle perioodi sees ja mis tähendab ka igasuguste protsentide muutumist. See, et keegi täna julgeb öelda, et 80% Euroopa Liidust tuleb raha Rail Baltica peale 20% ainult meilt. Mis siis juhtub, kui ei tule? Siis, kui seda raha ei tule, siis me saame väga kõva lopsu oma eelarvele ja loomulikult seda peame millegi arvelt tegema, kui keegi siin unistab suurematest sotsiaaltoetustest või kui Keskerakond räägib suurematest pensionitest, siis Rail Baltica seda kindlasti teha ei luba. Kas seda on päriselt üldse Eestile vaja? Kas Berliini või Varssavisse võiks lennata lennukiga? Jah, seda on mitmed inimesed öelnud, et minu Pärnu puhul teeb isegi väga veidraks olukord see, et ühest küljest ühe projektiga laiendatakse Via Balticat ehk siis maanteed, siis on poliitiliselt sinna võetud plaani teha ka lennuväli ja siis räägitakse, et raudteetransport päästab keskkonna ja et raudtee on vaata veel, et kõige parem, et meil Eestil ei ole nagu väga selgelt plaani, et mida siis me üldse teha võime, et kuidas me oma kiireid ühendusi üldse parandada võiksime. Ja me teame ju täna siiamaani, et Poolas jääb see projekt seisma, et see kiirus, see Lennart Merilik jutt, et me peaksime Berliini väga kiiresti jõudma, eks ole. See ei teostu lihtsalt selle projektiga ja siin on nagu neid muid küsitavusi ikkagi väga palju, et inimeste veost rääkides inimesi peaks vedama teistmoodi ja meie mõistes see lennuk oleks, ta on küll saastav, aga kõige kiirem variant, nii et pigem võiksime mõelda uue lennujaama peale ja heade lennuühenduste peale. Kas me peaksime uue lennujaama ehitama?
me ei peaks, aga on palju räägitud sellest, et Ämaris võiks sõjaväe lennuvälja kõrval olla ka tsiviillennuvälja, nagu mitmes Euroopa riigis on ja võimalusi seal selleks on. Nii et kui me tegelikult tõesti tahame nagu kiiresti ühenduses olla ja siin Euroopa eesistumine näitas ka minugi eurooplastest tuttavad poliitikud ütlesid, et jah, me teame, kui raske on Eestisse saada, mis siis tähendas seda, et kehvad ühendused on, aga kehvad ühendusi tänapäeva mõistes peetakse ikkagi ennekõike lennuühendusteks ja rongiga sõiduks me oleme sealt Euroopa keskustest natuke liiga kaugel. Või siis nii nagu Vabaerakond on öelnud, peaksime tegema väga-väga kiire rongiühenduse, nii nagu jaapanlased täna teevad näiteks 600 kilomeetrit tunnis rongiühendusi ja hiinlastel on enamused vähemalt 350 kilomeetrit tunnis. Aga kas aeglase Rail Balticu peale kaupa jätkuks? Inimesi niikuinii ei jätku? Seda ei oska öelda, et mis saab sellest Põhjamere teest või ütleme sellest põhjakaubateest. Ei kujuta ette, jah, siin kõik sulab, aga see on väga palju, peab sõitma läbi Vene territoriaalvete ja kuidas venelast, kas see muutub odavamaks, ei muutu odavamaks ja kas saamid lubavad enda põdrakasvatusmaadelt raudteid läbi ehitada, see on miljon probleemi, et miks, ikkagi põhimõtteliselt küsimus, et miks, ma ei tea, Kirkoniemes peaks laev oma kauba maha panema, kui ta on pooleteist tööpäeva pärast oleks niikuinii juba Rotterdamis oma kaubaga ja see on ka keeruline. Ma ausalt öeldes täna ei usu küll, jah. Ja ka futuristid räägivad ikkagi väga palju seda, et kaup hakkab liikuma pigem, ma ei tea, 3D printerite kaudu, et ostetakse mingisugust tooret, mida siis teises otsas prinditakse välja ja selliste pooltühjade pakkide liigutamist ühest maailma otsast teise, et seda hakkab üha vähem olema, et selle foonil sellise raudtee ehitamine on suht absurdne asi. Aitäh!